Tšau, lõpuks kodumail siis pole pikalt olnud, üle kuu aja, nii et väga tore on siin olla ja veel toredam on see, et oleme Marinesse tulnud ja saan uue auto, seekord siis elektri oma, nii et just näeb päris äge välja. Siuke futuristlik, sealt see katus on nii näeda. Oh my god, ma ei näinudki seda. Kiiruse katus. See on nagu tiivad. See ongi vaata see vist, ma lugesin, et see kuule, sul on kõik matchib. Sul auto lendab. Ise lendab. Otsa ees lendab. Kõik lendab. Ise lendab. Ise ainult ei lendab. Ise võiks parem teha. Mida selline vatukästi sobib talle? See on siuke poisilikum sipsik natukene, see võib-olla sisse. Mulle isegi see meeldib rohkem. Selline nagu viisaka. Noh, ütleme selles mõttes nagu hästi siuke, on ju? Selveriga pildistame, siis saab siin natuke piltada. Täna on 25. märts, see tähendab, et me reisime Balile. No, juhuu jah. No tegelikult on see, et väljas on mingi paar kraadi sooja Tallinnas, nii et aga me juba oleme nagu võtsin ainult pusa kaasa, et ei hakka õpet vedama, aga noh, tegelikult on veits külm, nii et peame ruttu sinna lennukasse siit hotelli juurest jooksma, et sooja saada. Aga muidu on okei, pagasi juba tegelikult andsime ära ja oleme reisuks valmis, nii et oleme Istanbulis. Lõpuks 3,5 tundi on juba väsitav olnud, nii et ma ei tea, kuidas see 12,5 tundi hakkab saama. Ma ei tea, vaatame veits ringi ja loodetavasti suudame lennukul magada vähemalt mingi 6-7 tundi, siis oleks juba päris suur võit. Jesus, siin tuleb nagu sauna reaalselt, siin on nii valav, no mul on teksad ka elas ja ta on eriti haige, ma loodan, et autos on kliima vähemalt, me juba hakkab viritma, et liiga soe on. Tšau! Lähed sisse mind. No nii, nagu lubatud, siis teeme house-touri ka. Siit on siis sissekäik, köögiosa. Siit saab kohe välja passu juurde. Diivan koos telekaga. No me siit sisse on ju. See on siis vannituba number 1. Ütlen nii, et kõik on siin nagu väga ilusti tehtud. Nagu isegi ütleks siuke euroopalikult päris. See on siis alumine magamistuba. Siin me praegu ei tulnud magama, kuigi siin oli algul oli rämedalt mõnusalt jahe, sest kui me üles lähme, siis seal oli mega soe, aga see sai ka fiksitud. Ma ei tea, liigume üles, see on nagu kõige ägedam osa minu arust. Siin on ülemine magamistuba. Jäi! Me juba jõudsime siin muidugi öösel sassi ajada ja noh, magasime värki. Aga siin käisid koristajad, nii et kõik on väga vinkser-vankser. Ja siin teine vannituba. Aga ma ei tea, lukert võtta, vaadake seda, kas see on nagu... See on äge. Pesta niimoodi. Muidugi see on mega kuum jälle. Okei, vingu. Aga ilmselt kui klaas on ja päike peale paistab, siis ta lähebki kuumaks. Öelge, mis te ütlete, aga minu arust on see nagu kõige ägedam osa siin. Ja vaadake seda, siin on jacuzzi, on jacuzzi ju. Ja see mullitab juba, vaata seda. Ma ütlen, õhtul on ka siin need tuled ja kuidas on pandud, see on mega äge lihtsalt. No siin on teised villad ka suht sarnased. Aga jah, meil on siuke mõnus ala. Siin on 2 siukest suurt lebotamiskohta, bassein, siis on välidušš. Selline see elu meil siin on, esimene päev ja ma ei tea, päiksekreemid peale pandud. Plaan on hetkel selline vist, et me ei viitsi täna küll kuskil ringi minna vaatama, et naudime oma seda majakest siin ja päevitame ja ma ei tea, oleme lihtsalt, sest eilne reis oli mega pikk ja väsitav ja magasime 12 tundi ka koos olla, nii et ei oskagi midagi muud öelda, nii et näeme varsti. Tšau! Nii, lähme siis õhtust sööma. Ja nagu te kuulete, siin ei saa väga rääkida, sest siin on nii palju neid rollereid ja siin kõndida ei ole väga mugav. Me kõndisime mingi 1,5 kilti on ju, vähem ja no suht kuumakas ma ütlen, aga koht on üliäge. Esimene õhtu sööksin, läksin suht kindla peale, võtsin mingi burgeri, fries ja Karmenil on burrata, juust ja gnokid. Aga jah, head isu meile siis. Vilasermus, mida? Nii nagu näha, meil on hunnik puuvilju siin. Tellisime krääbist, ülimõnus. Vaatad, mis tahad. Tunduvad, ma ei tea, eks näha, kuidas nad tunduvad. Üks äge asi, mis alati on, et kui sa midagi tellid või teed midagi, siis öeldakse sulle hello boss. Alati. Boss. Aga jah, ma ei tea, ma arvan, et meil oli plaan niimoodi, et teeme lõunani, me võtsime mingit haputaignaga, mis oli ciabatta ja siis me paneme midagi avalt peale ja sööme lihtsalt puuvilju. Living healthy lifestyle. No muidugi keelasin burgerit. Tead mõtlesime, et nagu üks päev on alati healthy päev, teine päev natuke on siuke patupäev, nii et ma arvan, et see on good start. Tahaks juba proovida. Meil läks nii pikki nende avokaadodega, et üks on mega kõva, teisel lihtsalt on ussid sees. Kristjan ütles, et me sööme Norra lõunat ehk ainult saia. Ma see võtta on vähemalt mega hea. Ma rääksin mingit siukest
jaa, küll. loodame vähemalt, et puuviljad on hea. Vaadates seda ja vaadates, mis siia on juba prükkarisse läinud, nagu nii kahjuks üks asju ära visata, aga need on kõik kivikõvad, toored ja täiesti maitsetud. Ainuke asi, mis me saime ananassist, saime natukene, saime mingi tampsud, sest see oli natukenegi magus. Dragon Fruit oli ka sööda pehme vähemalt, ei olnud magus. Tänane hea leid ja ainult tšapatase. Ülejäänud oli jamps, kahju. Nii, kui tahtsin tegelikult väga filmida, me käisime trennis. Ei saanud vist lubatud filmida. Nii et räägin praegu siis, oli siuke pull, et mõtlesin, et lähme trenni, teeme ühe trenni. Aga siis võtsime kogemata, mitte kogemata, vaid siis mõtlesin, et savi, et tuleb odavam võtta 7 trenni järjest. Aga ma ei plaanita, et nii palju trenni teha. Aga no ju siis teeme, noh. Aga ma ei tea, üritame chillit võtta. Siin on ägedad rühmatreeningud, pole kunagi käinud ühes. Et ma arvan, et me homme tuleme, teeme rühmatreeningu ja siis vaatame, kuidas viitsime. Aga tegelikult oli ülimõnus. Pole nüüd mitu päeva saanud siukest korralikult liigutada, nii et siuke tund aega jooksu on väga mõnus oli. Aga nüüd pessu ja sööma. Siin trenni teha on natuke teine. Jah, on jah. See kliima on nagu mõnus. Kliima on mõnus ja, aga nagu välja tuled, siis on nii palju kuumem kui sees, nii et see on isegi nagu huvitav. Tulime siis massaaži ja näohooldusele, nii et saab näha, mis siin saama hakkab. Pole ülikaua mingit treatmenti saanud, nii et ma arvan, et läheb asja ette. Kuis sul Karmen? Pidime mingid ankeedid teed, mul tõrma aimuga, mida ma sinna kirjutama pean, nii et aga jah, paistab nokk. Massaažis käidud, siis ma ei tea, pole siukest mudi, mis ammu saan, nägu tehti niimoodi ära, et ma pole kunagi näo sellel käinud, see on crazy lihtsalt, mul on nägu hingab, ma ütlen, hingab. Ei, aga väga mõnus, tulime mingi õhtusöögile, kus siuke koht nagu low calorie, nii et läheb tänase päevaga super hästi kokku, täna vähemalt mega low calorie on, nii et jah, health and fitness siin Balil, over and out, tšau! Meie nädal aega Django's sai läbi siis, läks väga mõnusalt, nii nagu planeerisime, väga palju midagi hullu ei teinud, on ju. Olime lihtsalt passu ääres, käisime söömas, vaatasime natukene siin ringi. Eilne massaaž oli highlight koos selle näohooldusega, suht, ma ütleks, või nagu väga mõnus oli. Tänavad on siuksed toredad siin, mis me edasi teeme? Me lähme nüüd kuskile beach walk. Shoppingule. Ja siis edasi Ubudisse, kus meil on, ma arvan, me oleme rohkem aktiivsemad ja ma arvan, et ka vlogis näitame rohkem. Sest siin oli meil suht selline olemine basseini ääres, mida ma arvan ka siin vlogis on näha. Ja tegelikult meil oligi niimoodi, et me väga hullult ei filminud, sest meil oligi siuke rutiin hommikul, sõime oma põule, läksime passu äärde, lõunaks sõime põule, siis käisime trennis, aga väga tore, saime liikuda. Ma ütlen, me oleme suht healthy lifestyle elanud, nagu puhkuse kohta, ma ütlen. Suht siuke 50 minutit sõitu nüüd teise linna. Karmendis saab oma unistuse teostada ehk shoppata ja siis sõidame üles siis Ubudisse pärast, nii et saab äge olema. Süü! Te ei kujuta ette ka, kui kuum siin on. Tegime oma shoppingu ära. Ma pole ammu vist nii palju asju kandnud, Karmen ka. No tšau, oleme siis uues kohas, mingis kuskil džunglis. Ma ei teagi täpselt. Igal juhul oleme Ubudis. Ühesõnaga meie nii-öelda see villa. Sviit on nagu, vaata nagu ümber, täpselt nagu džunglis. Kui te nagu siit sisse tulete, on ju. Meil on mingi siuke väike majake, mingi puhkeala. Ühesõnaga ma ei teagi, mis see teada. Lihtsalt võist ebas olla. Nagu see on väga-väga huvitav, nagu täiesti teine, et me viimati olime. Siis me olime nagu ikkagi linnas. Voodi. See on siuke veits nagu creepy, veits nagu siuke huvitav. Sest ta on tõeline nagu siuke kaindove mingi bambumaja, aga ta on nagu veits ikkagi siuke tugevam. Aga loomad klõbistavad siin ringi. Eile õhtul ka mingid asjad lendasid vastu katus. Ja mingid linnud ikkagi ja tunned mingid loomad kõnnivad siin peale, see on nagu siuke vaip. Aga siin on siis vannituba, koos vanniga, kus öelnud üle tunni ajal pootanud, et see vann täis saaks. Nii et ma ei tea, see võtab aega ilmselt kõige ägedam asi on siin. See on siuke, et õhtul saab siin tähti vaadata ja pesta ennast, nii et ma ei tea. Siukses asjad ma pole küll kunagi pesnud ennast. Praegu on otse lagi päike, nii et ma ei tea, see põhimõtteliselt päevitama mulle. Tead, mul vähe veel siin juba olnud, nii et üldjalt sea nagu veits oli see, et vist ühel meist oli padi nii kõva, et vähkas terve öö, aga mitte mina küll. Aga muidu on okk ja ma olen tegelikult 2 ööd veel siin ja siis juba uued seiklused, nii et varsti tšau. Vaadake teda, ta on nagu väike seeneke mul. No ma olen päris kuul. Oleks jäänud seda, et me peame siukestes varustuses mingi ilma kliimata sõitma põhimõtteliselt, siis on juba nagu crazy, aga noh. Olime 4-kohalises autos
mingi 8 loodetavasti siit läheb edasi paremaks ja lõbusamaks, sest see oli suht piinarikas, tuleb tunnistada. Aga noh, nii see elu on, kõike head ka ei saa, nii et vaatab. Ei, tegelikult ongi, et me oleme kuskil riisipõldude vahel nagu näha. Meil on sigapala ja meil on mingid super matkamisjalanud ka. Me oleme täis amatöörid, aga see ongi pull vist. Vaadake, kus kohast me alla põhimõtteliselt ronisime, see on mingi püstlood ju. No nii, kohal me oleme. Aega võttis, asja sai. Vesi pidi hele läbivõistav olema, väga ei ole. Või no võib-olla ei pidanud, aga nagu white water pidi olema, aga noh, pigem on nagu brown. Valmis minekuks. Ühesõnaga me tripp sai läbi, ma arvan, et oli päris lõbus, meeleolukas ja hästi äge instruktor oli ka või see giid ja aga nüüd kohalik lõuna, mingid nuudlid, tofu ja kana ja sööme ära ja siis hotelli tagasi ja meil on juba, ma ei tea, kell 5 oli massaažis bookitud, nii et täna mangis veel ära vaatama. võib-olla me homme, sõltub, kuidas me jõuame. Okei, aga that's it, tšau.